Tere kallid sõbrad ja aasta uus on meid kõiki tabanud ja minu uued mõtted ja seosed selle olukorraga, mis mind küll aastavahetusel sundisid olema horisontaallasendi ees, lugedes ühte raamatut. Ma ei avanud isegi televiisorit. Aga nüüd on uus aasta käes ja uued mõtted, uued visioonid, uued lootused. Ma edastan sellise palve sulle, kes sa taas vaatad seda läbi kaevanud kõik oma võimalused ja ka vajadused. Olen jõudnud tõdemuseni, et ma olen valmis lahkuma oma armsast vanalinnast, tervikuna Tallinnast ja ma olen siit kunagi lahkunud. Olen hulk aastaid elanud ühe saare peal ja need olid väga õnnistatud aastad. Taas on kätte jõudnud aeg, kus ma olen valmis ja samas ka sunnitud siit lahkuma. Ja palve, nagu ikka infoajastul, on kõige kallim vara info. Palve on järgmine. Tallinnast 2-30 kilomeetri perimeetris. Mitte elukondlik pind. See võib olla just nimelt see depressiivne, väljasurev Eesti väike vald, mis on sundliitmise või lahutamise tulemina ka parasjagu nihkes, kus vabaneb kahtlematult kogu selle reformi raames kohaliku omavalitsuse haldushooneid, kaasa arvatud tühjaks jäänud kauplused, tühjaks jäänud lasteaiad, algkoolid ja nii edasi. Said mu mõttest aru? Sellistesse ruumidesse elu tagasi toomine. Ja minuga koos tuleb elu. Seda on lihtsalt näidanud aeg. Võib-olla oli teda siin vanalinnas liigagi palju ja võib-olla sellepärast ma peangi edasi minema, et siin oli mul tee täiesti püsti. Tähendab, selline hoonestus oleks nagu lõuendiks, kuhu peale hakata maalima oma eluteost. Olen tänulik selle info eest, kui sa siinsamas taas Facebookis taas selle postituse all annad vihje. Ma ei ole väga huvitatud elukondlikust pinnast. Ka see pind, mis sai selleks pahanduskaljuks, ei olnud tegelikult elukondlik pind. Ja ma ei vaja seda. Sellepärast, et elukondlikult on mul vaja ainult väikest nurgakest, kus kohas mahub voodi ja dušinurka. Rohkemat ma ei vaja, sest terve mu elu on seotud ainult maalimisprotsessiga ja sellega kaasnevaga. Minu hobi on mu töö ja mu töö on mu ainukene mõtestatud tegevus siin elus. Sõber, kui sul tuleb mingi seos, mingi visioon, anna mulle vihje. Edasist juba ma nii-öelda tegutsen omal käel. Anna vihje. Kahtlematult, ma ootan, et see koht oleks just see koht. Ja õnneks Jumal teab seda, mis see koht on. Ja sina saad sellele kaasa aidata. Tallinnast 2-3-40 kilomeetri perimeetris, kus siiski oleks mingisugune inimtegevus veel säilinud, kus oleks elekter ja vesi. Ja mis muidugi peamine, okei, see on juba teine teema. Ja ta võiks olla siiski nii-öelda KOV-i pind. Sest nendes väljasurevates valdades ja nagu see on Eestimaa tervikuna praegu haarav, on need tublid vallaametnikud, kes siiski
kannavad vastutust, et elu seal jätkuks. Kindlasti nende inimestega me võime leida kompromissi, kus kohas ka minust on selle nii-öelda selle valla või mis üksus ta siis iganes on, küla, selle elule uue vaimsuse toomises. Ma saan sellele kaasa aidata. Ma ei ole endasse sulgunud ja oma nii-öelda parnassil plasseeruv kunstnik. Ma olen päris sotsiaalne inimene. Kes mind teavad, et see nii ongi. Ja avatud hingega. Omad miinused mul on, et ma nagu kunstnikud ikka ei ole alati võib-olla nii ratsionaalne ja niisugune mõistusest lähtub, et need on mu miinuspooled, aga saame hakkama. Ja koostöö. Ma ei taha lahkuda siit oma kodumaalt. Mul on raske lahkuda Tallinnastki, aga ma ei taha lahkuda. Maailm on lahti ja mul on pakkumisi tehtud. Ja neid ei ole mitte ainult üks. Ma ei taha lahkuda, ma armastan Eestit. Ma armastan oma kodumaad. Päris siiralt. Need ei ole sõnad. See on teadmine, see on tunnetus. Ma tänan sind.